vabandust. Ma tahaks teile rääkida nüüd niisugusest mitte väga avarast maailmast enam, vaid kitsamast ruumist. See, kuidas siis Antarktikas elatakse, see sissejuhatav pilt muide ei ole teemaga eriti seotud, aga teda võib võtta nii, nagu igaüks ise tahab. See võib tõesti olla ka kliima soojenemine, mis tambab selle talvelinnu ehk imperaator pingviini üsna õhukeseks. Ta võib olla ka muidugi sellest, mis pool sajandit tagasi veel Antarktikas ei olnud, looduskaitset. Nimelt on tegemist imperaatori pojaga, need sünnivad südatalvel Antarktikas, selle poolest on ta esimene elukas maailmas, kes kõige karmimates tingimustes on otsustanud paljuneda või järglased ilmale tuua. Aga tegelikult ta toodi oma kolooniast ära, lennukimehed tegid nalja, võtsid ühe kaasa ja tõid meie uurimisjaama, mis oli siis Maladjoosne. Aga nende pingviinidega kõigiga on niisugune lugu, et kui tema munast välja tuleb, siis ta vette ei saa, aga vees saab ainult süüa. Ainuke koht, muud süüa ei ole. Ja selleks peab ta enne ootama, kuni siis kasvab selle võrra, et udusuled seljast ära tuleksid. Udusulgedega merre ei saa minna, siis ta upub või jahtub maha või midagi temaga juhtub. Ja nüüd see lennukiga kaugele kodust toodud läks siis kõige kõrgema kalju otsa ja lasi tuultel puhuda, aga väga võib-olla detailselt ei saa nüüd öelda, kus need suled on ja kus nad ära on. Pealae peal näete selgelt udusulgi. Võib-olla selgelt ei näe, aga ma siit maalt vähemasti näen. Ja ma ei tea, mis tast sai, aga see on niisugune kurb peatükk, kui inimene oli veel Antarktikas suhteliselt hoolimatu, tohutud avarused, kõik see värk ei läinud korda, mis tehti ka topiseid ja nii edasi, aga ma võtsin ta õieti selleks avapildiks, et mida talvitumine või tingimused Antarktikas, mis arhitektile on ju ikkagi suuna andvad, võivad teha iga väikesegi muutuse korral, natuke küll sümboolselt, ma ei taha, et ta seda nüüd kõiki väga tõsiselt võtaks. Nii, siin on siis taamal ja taustal, ma ütlen, et pildid on ju tehtud, teate, ikkagi ka peaaegu pool sajandit tagasi ja kahjuks on praegu niimoodi, et seal üleval paremas nurgas on ühe maja nii-öelda jalad, see on nagu nõiaelamu, ta on vaiadele tehtud. Aga neid detaile ma kardan te täna siit näha, eriti vist ei saa, natuke paistab siiski, kui siia vaadata. Ja väiksemad putkad on siin siis vasakul ja muidugi tehnilised seadmed ja niimoodi näeb see jaam välja, nagu ta teialgi ei olekski planeeritud. See on suhteliselt juhuslik ja ma arvan, et teda nii tehtigi, et üks aasta korraga. Esimesed majad hakkasid siis selle suure geofüüsika aasta 56 planeeriti võib-olla ja mõne aja pärast, 3-4 aasta pärast said siis valmis see jaama, niisugune tuumik ja 62 avati. Nii et kõik on üsna vana lugu, aga kui me nüüd vaatame esimest maja, siis ta näeb välja niisugune. Ta ei ole, ma ei teadnud, et mul niisuguses kohas auditooriumis tuleb esineda, sellepärast ma ei teinud tervikpilte, vaid on niisugused pooljuhuslikud, mis sealt välja andis võtta nüüd praegu takkajärgi. See on puitplaatidest ja need olid kergemad vedada, võib-olla käepärasemad, ma ei ole päris kursis, miks niimoodi tehti, aga nad olid täiesti tuulekindlad ja selles mõttes täitsa head. Aga mõne aastaga selgus, et neil on see häda, et nad tikuvad tuisu lume alla jääma. Ja siis nad jäävad teises jaamas Mirneis juhtuski see, et sellised majad
jäid sügavate hangede alla, siis kaevati pealtkäigud, siis oli majal 3 korrust. Kõige ülemine, seda te ei arva ära, mis ruum võis olla, ärge arvake. See oli bensiinivaat, mida kasutati WC-na, vett muidugi ei olnud. Aga see oli väga naljakas, et üks niisugune vaat täis fekaale sesab üle kõige kõrgemal, siis on vahekorrus ja seal, kus oli elamiseks ehitatud, seal oli põlveni vesi. No suvel ikkagi kõikjal seal rannikujaamades lumi sulab ja see oli üsna pahupidi ja niimoodi töötab Mirne edasi, ainult vist, ma ei tea, kas need bensiinivaadid on vahetatud millegi vastu, sest muidu nad lükati jalaga lihtsalt mäest alla ja kui täis sai. See on nüüd üks ülesanne, mida vähemalt arhitektid võiksid uurida, sest praegu on keelatud. Praegu on keelatud ükskõik mis matkal ka, kui suvel ilus aeg on ja lähed merele pingviinikolooniasse, siis võtad seal mingi koti või pudeli või ma ei tea, mis kaasa, ma pole nüüd täpselt teadnud seda, võib-olla käinud ise. Aga mis puutub maja sisekliimasse, siis muidugi on, mis see kogu häda on, siin oli meremeeste küsimus, et kuidas nad suure halliga hakkama saavad. Seal on see asi ikkagi polaaröö ajal. Kui ta peale tuleb ja hakkab tunduma, et toanaaber on natuke ikka väga imelik ja kas teda enam saab üldse seedida ja see tuleb väga paljudele pähe seal pimedas. Aga üldiselt inimesi valitakse selle järgi, et nad ennast suudaks valitseda ja see kestab üsna kaua. Ja millal see lõpp tuleb, vähemalt siis oli nii, kui tuleb esimene lennuk, laev on kuskil lähedal 100-200 kilomeetrit, lennuk tuleb ja toob kirjad, aga ka pakid. Ja pakkides on siis muidugi, mida kõik on tellinud, mis marki, viinast oli juttu, viinast on praegu jutt, ja siis muidugi läheb kogu talve arvete õiendamiseks. Et see ei võtnud üle 2 tunni, kui läks siis, et mis talve jooksul oli ikka hinge kogunenud, see välja mängiti. Nii et see on jälle üks probleem, mis on kitsasse ruumi, see ei olnud just klaustrofoobia, see oli 2 foobiat võib-olla korraga, aga igal juhul on sellega, ma usun, nemad avaramates jaamades ja arvestatud, sest ameeriklased esimesena, kel raha rohkem alati, nemad tegid oma McMurdos juba 20 aastat tagasi sellised tingimused ja olud, et sellest ajast hakkasid käima mõlemad sood, tähendab sugude võrdsus kehtestati McMurdos Antarktikas vähemalt, mitte varem. Ja nüüd on siis see modernmaja, mida ma enne vihjasin, et mis siis selle tuiskamise vastu, et ta hangede alla jääks, tehti vaiadele, umbes 2-meetrised metallvaiad ja maja selle pääl jälle, muidu polnud viga midagi, aga ta mõnes mõttes on sarnane jäälõhkujaga, sellepärast et tormituultega, mis on õieti liustikutuul, mis puhub alati ühest kohast ja võtab kiiruse maksimum umbes 40-45 meetrit sekundis. See on selline, et külmõhk on raskem ja voolab allapoole ja liustikult ta tuleb ja mida rannale lähemal, seda kiiremaks saab. Ja see paneb selle maja sedapidi tudisema ja see on üsna, vajab jälle harjumist, aga ma ei usu, et ta hullem on kui jäälõhkujatel. Nii et selles mõttes on meremees ja polaarmees enam-vähem võrdsetes tingimustes. Aga nagu nüüd on selgunud, kui Venemaal tekkis see Jeltsini aeg ja meil jällegi teine aeg ja see ei ole muidugi põhjuslikult seotud, siis tekkisid ka Venemaal raskused jaamade varustamisega. Ja sellel ajal ma ei ole detailselt kursis looga, aga igatahes selle võrra nüüd, et inimesi ei talvitunud Maladjoznõja jaamas. See tuisk sai nagu peremeheks, lendav lumi, ja hakkasid mattuma ka selleni, et need
postidele ehitatud majad ei aidanud selle vastu, aga kui oleks iga aasta talvitanud, siis nii palju oleks ka lund puhastatud, võib-olla ta ei oleks uppunud. Uus renessanss pidi tulema just siis 2007-2008, aga mingitel põhjustel seda ka ei sündinud ja praegu see jaam on nii-öelda aplaagris, ei ole ta kasutatud. Siin on nüüd üks parem vaade natukene, nagu värk suvel välja näeb, meri on täis jäämägisid, ise sinine, kõik on hoopis rõõmsam sellest pruunikast, peesikast maastikuvärvist või kaljudest ja selle vahel siis murendist, niisugusest palju rohkem värvi ei ole, mida nüüd inimene toob, aga seal on ka need väiksed värgid on kõik tehnika ja põhilised jaamamajad, kus oli siis, nagu laevas on ka juttkampaania või meeskonnaruum, kus saab igasugu värki, piljardit mängida ja süüa ja niimoodi. Et see on kõige siis vasakpoolne ja paar maja veel. Üldiselt kord nendes oli siiski täiesti seeditav. Ma ei ütleks, et seal oli niisugust mida muistame, esivanemad pidid taluma parasiite, näiteks Mirnai söökla, kuhu ma sattusin esimene päev kinooperaatoritega Andres Söödi ja Mati Kasega nõudepessu. See on loomulik, et pannakse kõiki, kes kätte saadakse ja siis oli esimene asi, mis mulle üks vana talvitaja, kes ütles, et iga kord, kui tassi pesed, siis vaata, et prussakas sisse ei jääks. Seda kui annad üle leti puhta tassina prussakaga tassi, siis võib peksa saada, ei tea. See tuleb sellest, et kui nad on kööki sisse tulnud, siis köök on alati soe ja nad ei lähegi sealt enam välja ja tõi seda jäälõhku, ei ole juttu tagasi viies, seal oli kõige kõvem jäälõhku, oli Opp, see oli Hollandis ehitatud ja tõepoolest ta oli väga hea laev, jälle Eesti kapteniga, kapteni nimi oli Kupri, aga teda ma ei süüdista sugugi selles, et sinna Mirna jaam olid prussakad veetud, need tulevad ikka ise toidupakkidega ilmselt. Nii, ja sellega hakkab vist see jaamade majandus mul lõppema. Ongi lõpp. Nagu ei tule rohkem, siis ei tule. Ei tuli ikka. See on nüüd jälle arhitektidele spetsiaalne pilt. See on jääpangad ja see väike postikene või see oli purre, mis ehitati eelmine päev üle, sest et osa laagrit, nimelt parempoolne, jäi Antarktikas väga harva, kuid siiski tekkiva jõe teisele kaldale. Seal oli poolakate maja või välismaalaste üldse minu ajal poolakate. Ja veel paar jaama maja. Ja need olid nüüd tänu sellele jõe tekkimisele läbi lõigatud ja ei saanud süüa ka. Ja sellepärast tehti purre, et üle, aga järgmine päev oli purre sellises olukorras, nagu praegu näete. Jõgi ise tekib millest, seal on, kohe järve nimi oli Glubokaja, ehk siis sügav. See kogub ja kogub suvel sulavett ja kogu aeg kogub ja kuskil välja ei voola. Ja lõpuks kõik tuleb alla Mägemere poole. See surve ilmselt ja veetemperatuur on ka ikka plusskraadides, mis ta võiks olla, ütleme 4-5, mitte rohkem. See surve uuristab siis vaikselt jää alt kogu aeg ja kuni ükskord tekib, ja see meil tekkiski seal selline katastroofi moodi, nii et jääpankade suurus on siin ikka, on see umbes 4-5 meetrit, on see perv kõrge ja seni, kui see vesi sealt voolas, nii temaga purunes, nii et selle peale tasuks ka mõelda vähemalt Mari Hundil, kes on nüüd nagu sümbolkuju täna, et kuidas teha Antarktikas selline sild, mis vastu peaks. No ma ei oska õpetada. Ja nüüd üks iseäralik värk, mis on muidugi natuke kurb, eriti see pilt, mida te näete nii nagu on, see oli Mirnai lähedal olev surnuaed, kus oli juba 14 inimest Vene ekspeditsioonidest. Ja seal vasakul serval on õige õrnalt aimata, on siis metallkastid, mis keevitati vajaduse järgi kokku
ja see kinnitatakse kaljus, seda jääb pinnale, sest keegi ei ole võimeline ju seal niisugust meie mälus olevat või nähtud hauda tegema. Ja nii nad seal seisavad ja see on üsna karm ja trööstitu, seal ei ole küll midagi niisugust, nagu ütleme, meie metsakalmistu, mis on ju nauditav iseenesest minu meelest. Ma olen maailmas väga palju surnuaedu näinud enda meelest, aga ma paremat ei tea kui meie omad. Ja selline kõledus seal valitseb, koju neid tollal ajal viia keegi ei saanud, sellist vedu ei olnud ette nähtud laevadega, mis sõitsid 40 päeva seda matka siis kodumaale ja ühesõnaga ta ei ole nagu õieti see õige surnuaed. Kui palju neid juurde on tulnud seal, ma ei oska öelda, aga meie jaamas juhtus ka üks Maladjožnes, kuhu oli ennast monteerinud üks Antarktika, siis Peterburi instituudi ülemuste kooperatiivi, taluvusmees, mis see on kojamees või mingi näuke, kes majas korda pidas, eks ole. Ja oli valetanud endal südame terveks. Mina ei oska siin isegi lähemalt midagi öelda, aga valesti see tehtud oli, sest me küll märkasime takkajärgi tarkusega, et ta väsis 200-meetrisel sööklateel, kui oli väga tormine ja sinna oli köis pandud selleks, et kaduma ei läheks. Vedas seda pidi, aga siis 10 kuuga oli otsas ja see matus oli üpris kõle ja jälle niisugune, et kui ümberringi on inimtühjus, ütleme, mitte tubades, aga nii palju, kui sa seal ümberringi käid, siis see mõjub nagu niimoodi, ütleme, et veidi teravamalt kui tavaliselt. Nii, aga see on nüüd hoopis rõõmsamad noodid tulid, sest et nii tihedat eestlaste kontsentratsiooni ei tea mitte keegi vist siin viibijatest, Antarktikas ma mõtlen. Seal on Mirne ID5, kus oli Moskva 14 000 kilomeetrit kirjutatud ja Enn Kreem oli sinna pannud, kes seisab siis vasakult teisena, ka Tallinna. Aga see on ainuke aeg, kui ta seal veel püsis, sest kui me neljakesime, 2 on siis Mati Kask vasakul, paremal Andres Sööt, püsis seal vist aastakese ja siis võeti uue ülemuse korraldusel maha, sest Moskva kõrvale teadagi ei sobinud panna Tallinna. No vaat ja siis on niisugune pidulik lõpp, see on tõesti nüüd vististi viimane, kus ekspeditsiooni ülemaid vahetati, üks neist seisab seal lipsuga ja ilusti ülikonnas ja üks tavalisem mees tõmbab siis lippu üles ja vana ekspeditsiooni lipp on maha võetud. See oli kõik väga pidulik, Vene Nõukogude Liit viis isegi ühte jaama, mis oli Poljus nedostupnosti, ligipääsmatuse poolus. Sinna püstitati ükskord Lenini püsti ja taheti ka jaama teha, aga praegu ameeriklaste andmel, kes seal viimati käisid, on ainult Lenin püsti, midagi muud alles ei ole. Nii et mingit väge selles mehes ikka oli ka. Aga olgu, tänan. Mul on väga hea meel, et sa jõudsid seal ikka peale pingviinide pildistamisega natuke maju vaadata. Ja ma arvan, et sul jätkuks seda juttu kohe väga palju. Kas me võtame äkki ühe küsimuse kiire, kindlasti on kõigil siin mõtted valla. No hoiame aega kokku siis. No aga hoiame siis, on. Ma küsin ikkagi juba teist korda, kõlab et ruumi kitsikus, aga milline on see ruumis oleks olnud see, millest kõige rohkem puudust tundsite või et kuidas pikalt seal olles oleks kõige rohkem kas avarusest puudust, laekõrgusest, akendest, valgusest, mis on see, mis oleks paremaks teinud?
no inimene ikka tahab natuke aega kuskil üksi ka olla vist, et kui sa kogu aeg oled, no sel ajal igal pool ju veel suitsetati kõikides tubades ja sellises õhustikus ja ütleme, seal oli meelelahutus oli ikkagi tihti ka piiritus. Nii et sellest eraldumine on hädavajalik aeg-ajalt, ei jaksa. Ja suve poolaastal, kus üksinda võis käia, no pool aastat seda muidugi ei ole, aga ütleme 3 kuud, võis minna niimoodi ilma erilise riskita, siis seda üksindust ka sai, poolepäevane selline retk oli väga kosutav, ma usun. Ja talvel just polaaröös, kus on nii pime ja enam minna ei tohi kuhugi, sest see on keelatud lihtsalt. Siis tekivad sellised pinged, mis jäävad nagu maandamata. Ja sealt hakkab häda. Ma ei saa ju nüüd rahva ees küsida, aga ma hiljuti lugesin oma päevikut ja seal ma olen tähele pannud, et mul olid mingid südamehädad nagu. Ma arvan praegu küll, et see oli liig suitsetamist, sest midagi külge mul ei jäänud sealt igatahes siiamaale, aga et mis veel oli üks väga hea meelelahutus, ma kuulasin ööpäev ringi raadioid, kui ma olin parasjagu, see meteoroloogitöö on niisugune, et korraks väljakul, pool tundi toas, jälle väljakul, kogu aeg pendeldad, niimoodi ka vahepeal BBC kostis väga hästi ja nii, et ma olin maailmaga nagu mingil määral kursis ja see ei olnud üldse see, mis see jaama õhkkond, aga ma ei taha öelda, aga üldiselt ikkagi nende vanade poljarnikute nagu Venes, nad olid elukutselised. Nende kohta mitte midagi niisugust, et enamus ikka, kes sinna võetakse, on täitsa poisid, et lahkhelid tekivad ja politruukiga oli minulgi raskusi, aga üldjuhul võib ikkagi anda neile niisuguse hinde 4 viiepallisüsteemis. Nii et ei olnud seal mingit niisugust hingelist põdemist palju midagi. Ärge enam küsige, sest ma sattun hooguma. Aitäh. Aga meil jagub